Iga kord, kui räägitakse dinosaurustest, tuleb enamikul inimestest kohe üks asi pähe. Loomulikult see hiiglaslik T-Rex, keda me tihti filmides näeme. Aga tegelikult on nende olendite lugu, kes kunagi maailma valitsesid, palju kummalisem ja palju laiem. Neile, kes ei tea, on tänapäeval olemas elusolendeid, kes on otsesed dinosauruste sugulased. Üks neist on mesilaskoolibri, mis on maailma väikseim lind. See on nii kerge, et sa ei tunnegi seda, kui ta maandub sinu peale. Tegelikult pole see veel kõik. Sest teadlased teavad tänapäeva linde samuti dinosauruste ellu jäänud järeltulijateks, kes jäid ellu pärast miljoneid aastaid tagasi toimunud suurt väljasuremissündmust. Aga kui meil on olemas dinosauruste kõige väiksem sugulane, siis on loomulik küsida, kui suured olid kõige suuremad dinosaurused, kes maal kunagi elasid. Ja siit see algabki. See on üks väga huvitav müsteerium. Siiani ei ole paleontoloogid suutnud kokku leppida, milline dinosaurustest oli ajaloo suurim. Iga uus fossiil, mis leitakse, võib muuta kaua usutud rekordeid. Aga enne kui me neid hiiglasi vaatame, peame kõigepealt mõistma, kuidas nad erinevad tänapäeval nähtavatest loomadest. Praegu on sinivaal suurim elusloom planeedil. See võib kasvada üle 100 jala pikkuseks ja kaaluda üle 100 tonni. Kuid see elab ookeanis, kus vesi aitab selle tohutut keha kanda, kuid maa peal on olukord hoopis teine. Kui vaatame maismaal kõndivaid loomi tänapäeval, siis elevandid on tunnistatud suurimateks. Aga kui läheme tagasi rohkem kui 60 miljonit aastat, tunduvad nad nagu väikesed olendid võrreldes mõne dinosaurusega, kes kunagi planeedil ringi liikusid. Dinosaurused ei olnud kõik ühesuurused. Mõned neist olid peaaegu sama suured kui kana, samas kui teised olid suuremad kui mitmed üksteise otsa laotud majad. Uuringute kohaselt elasid dinosaurused väga pika ajaperioodi jooksul, mis hõlmas Triase, Juura ja Kriidi ajastuid. Nende miljonite aastate jooksul muutusid nende suurus, kuju ja eluviisid järk-järgult. Samuti on märkimisväärne, et kõige suuremad dinosaurused ei olnud kõige ohtlikumad. Tegelikult olid enamik tõelisi hiiglasi taimtoidulised ehk paimesööjad. Selle asemel, et jahti pidada, veetsid nad oma elu tohutul hulgal taimede söömisel, et toetada oma hiiglaslikku keha. Aga kuidas teadlased üldse teavad, kui suur oli mõni dinosaurus, kui pole enam eluseid isendeid, mida uurida? See on üks paleontoloogia kõige raskemaid osi. On väga haruldane leida täielikku skeletti. Tavaliselt leitakse ainult mõned luud. Paljud dinosauruste jäänused võivad olla aja jooksul täielikult hävinud, enne kui inimene need avastada jõuab. Seetõttu peavad teadlased kasutama täiustatud tehnoloogiat, et luua selgem pilt neist iidsetest hiiglastest. Kolmemõõtmelise skaneerimise, arvutimudelite ja kaasaegsete anatoomiliste uuringute abil suudavad teadlased järk-järgult taastada dinosauruste võimaliku välimuse, kaalu ja suuruse, kes kunagi maad valitsesid. Ja kuigi nad ei suuda endiselt anda 100% kindlat vastust, kes neist tegelikult kõige suurem oli, on mõned kandidaadid, kes teaduslikes uuringutes ikka ja jälle esile kerkivad. Seetõttu uurimegi seda selles videos, aga enne kui alustame, ära unusta sellele videole meeldimist panna. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Suur tänu ja nüüd alustame. Number 5. Sauroposite, kui hiiglaseks olemise mõõdupuuks on kõrgus, siis vaid vähesed dinosaurused suudavad sellega võistelda. Kujuta ette olendid, kes suudab ulatuda 6-korruselise hoone kõrguseni ilma hüppamata või ronimata. Nii muljetavaldav ongi Sauroposeidoni suurus. Ta on üks kõrgemaid dinosauruseid, kelle teadlased on avastanud. Ja mis on veel huvitavam, nad ei saanud kohe aru, mida nad olid välja kaevanud. 1994 aastal leiti Oklahomas, Ameerika Ühendriikides mõned fossiilid. Need luud olid nii suured, et alguses ei usutudki, et need pärinevad loomalt. Mõned arvasid isegi, et need on vaid osa iidsest puust, mis aja jooksul kivistunud. Kuid kui paleontoloogid olid neid mõned aastad hiljem põhjalikumalt uurinud, tuli päevavalgele üllatav tõde. Need luud olid tegelikult osa hiiglasliku sauropoodi kaelast. Ja just siin sai alguse Sauroposeidoni tuntus. Selle nimi pärineb kreeka keelest, mis viitab sisalikule ja Poseidonile, merejumalale Vana-Kreeka mütoloogias. Nimi, mis sobib suurepäraselt olendile, kes näib olevat otse kui legendist. Leitud fossiilide põhjal hinnatakse selle kogupikkuseks umbes 89 kuni 112 jalga. Selle õlad võivad olla isegi kõrgemad kui 2-korruseline maja.
kuid tõeliselt muljetavaldav on selle kael. Mõnede teaduslike hinnangute kohaselt võivad selle pea ja kael ulatuda üle 50 jala maapinnast. Seetõttu kuulub Sauroposeidon kõige kõrgemate loomade hulka, kes on maal kõndinud. Kuid sageli esineb üks väärarusaam, mida näeb vanades illustratsioonides. Varem kujutati sauropoode nii, et nende kael oli sirgelt üles tõstetud, nagu kael kirjakul. Kui paljude kaasaegsete uuringute kohaselt hoidsid nad oma kaela tõenäoliselt sagedamini horisontaalselt või ainult veidi ülespoole tõstetuna. See oli nende kehale praktilisem ja ei koormanud nende vereringesüsteemi nii palju. Isegi nii oli nende kael piisavalt pikk, et ulatuda lehtedeni, kuhu enamik teisi tolle aja taimtoidulisi loomi ei ulatunud. Veel üks üllatav detail oli nende kehaehitus. Paljud teadlased usuvad, et neil oli õhukottide süsteem, mis sarnaneb tänapäevaste lindude omaga. Need õõnsused keha sees ja mõnedes luudes aitasid neil olla kergemad, kui enamik inimesi arvab. Lihtsalt öeldes, isegi kui need olid väga suured, polnud nad pealaes sabani ainult tahke liha ja luu. Selle tõttu muutus usutavamaks, et nad suutsid oma tohutut kehamassi iga päev kanda. Hoolimata oma suurusest polnud nad kiskjad. Sauroposeidon oli taimtoiduline ja veetis peaaegu kogu oma päeva taimede otsimisele ja söömisele. Arvatakse, et selle looma kehaenergia säilitamiseks oli iga päev vaja tohutul hulgal taimset toitu. Tõenäoliselt rändas see ringi iidsetes metsades, jõgede ääres, soodes ja rannikualadel, kus tol ajal kasvas rohket suuri taimi. Ja tänu oma suurusele oli vaid vähestel kiskjatel julgust rünnata täiskasvanud Sauroposeidoni, kuid olukord oli teistsugune nende liigi noorte isendite jaoks. Nagu paljude tänapäevaste suurte loomade puhul, usutakse, et nooremad Sauroposeidonid olid sageli kiskjaliste dinosauruste sihtmärgiks ja sotsisid lihtsamat saaki. Tänapäeval, hoolimata kõigest, mida me teada oleme saanud, ümbritseb seda olendit endiselt palju saladusi ning tema fossiilne andmestik pole veel täielik. Seetõttu ei tea me veel selle liikumise kiiruse ega täpse kaalu üksikasju, kuid üks asi on selge. Kui me oleksime elanud sellel ajal ja näinud seda kaugelt kõndimas, poleks me tõenäoliselt kohe arvanud, et see on loom. Tõenäolisemalt poleksime arvanud, et see on liikuv mägi. Kuid isegi kui Sauroposeidon on muljetavaldavalt suur, ei lõpe meie nimekiri sellega, sest järgmine hiiglane on veelgi pikem. Peaaegu sama pikk kui 2 järjestikku ühendatud linnabussi. Number 4. Järjestikku ühendatud. Number 4. Dread. Kui eelmine dinosaurus oli tuntud oma väga pika kaela poolest, siis järgmine on tõeline hiiglane, kui rääkida kaalust ja jõust. Tegelikult on juba tema nimi nagu hoiatus, Dreadnoughtus. See tähendab, et ta ei karda midagi. Ja kui sa näeksid teda päriselus, siis saaksid kohe aru, miks teadlased talle sellise nime panid. Tema fossiilid avastati Patagoonias, Argentiinas. Piirkonnas, mis on juba ammu tuntud selle poolest, et sealt on leitud mõningaid planeedi suurimaid dinosauruseid. Kui uurimisrühm selle jäänused leidis, märkasid nad kohe, et skeleti säilivus oli erakordne. See polnud lihtsalt mõni üksik luutükk. Suur osa selle kehast leiti üles, mis teeb sellest ühe kõige täielikuma hiiglestiku Titanosauruse fossiili, mis siiani on avastatud. Uuringute põhjal ulatus selle keha pikkus umbes 85 jalani. Kael ulatus peaaegu 36 jalani, samas kui saba oli peaaegu sama pikk kui väike buss, kuid on meelgi üllatavamaid üksikasju. Paljud paleontoloogid usuvad, et leitud isend polnud veel täielikult täiskasvanud, kui ta suri. Lihtsamalt öeldes oleks Dreadnoughtus võinud veelgi suuremaks kasvada, kui ta oleks kauem elanud. Kuidas nad seda teadsid? Teadlased uurisid tema luude struktuuri. Skeleti teatud osad näitavad jätkuva kasvumärke. Mõned luud ei olnud veel täielikult kokku kasvanud. See on omadus, mida tavaliselt nähakse noortel loomadel, kes kasvavad veel edasi. See on nagu teismeline, kes pole veel oma lõplikku pikkust saavutanud. Seega, isegi kui leitud isend oli juba väga suur, on võimalik, et see pole veel selle liigi maksimaalne suurus. Tänu fossiilide suurusele ja asukoha raskesti ligipääsetavusele kulus kõikide jäänuste täielikuks väljakaevamiseks mitu aastat. See oli väga pikaajaline operatsioon, mis nõudis hoolikat tööd, et olulised skeletiosad ei saaks kahjustada. Pärast väljakaevamist viidi fossiilid laboritesse põhjalikumaks uurimiseks. Siin algas üks kaasaegse paleontoloogia suurimaid vaidlusi. Kui raske oli siis tegelikult Dreadnoughtus? Esialgsed hinnangud väitsid, et see võis kaaluda peaaegu 60 tonni, kuid hiljem seadsid teadlased selle arvu kahtluse alla.
mõned väitsid, et see oli kergem, teised aga, et raskem. Aastate jooksul on erinevad teaduslikud uuringud andnud erinevaid tulemusi. Uuemad analüüsid paigutavad selle kaalu tavaliselt umbes 48 kuni 49 tonni kanti. Ükskõik, mis see täpne number ka poleks, on üks asi vaieldamatu. See on üks raskemaid loomi, kes kunagi maa peal on kõndinud. Et saada aimu selle suurusest, kujuta ette mitut Aafrika elevanti, kelle kaal on kokku liidetud. Umbes nii raske ongi see loom, kellest me räägime. Kuid hoolimata selle hirmuäratavast suurusest ei olnud see ohtlik kiskja. Nagu teisedki suured titaanisaurused oli Dreadnoughtus taimtoiduline. Kogu päeva rändas see läbi iidsete metsade, süües tohutul hulgal taimi, et toetada oma hiiglaslikku keha. Selle pikk kael võimaldas tal ulatuda laialdastele aladele metsas. See võimaldas tal ulatuda laialdastele aladele ning on ka üks põhjustest, miks see kivistis on oluline, sest see aitas teadlastel paremini mõista, kuidas hiiglasliku sauropoodi keha toimis. Uurides selle luid, saavad nad paremini teada, kui tugev oli hiiglaslike dinosauruste skelett. Kuidas nad hingasid, kui kõrge pidi olema vererõhk, et veri jõuaks nende pähe? Ja kui palju toitu nad iga päev vajasid? Nende surmaga on seotud veel üks mõistatus. Fossiilide seisukorra põhjal usuvad mõned teadlased, et nad võisid hukkuda ootamatu keskkonnakatastroofi tagajärjel. Võimalik, et tugev üleujutus matis nende kehad kiiresti muda ja setete alla. Kui see on tõsi, siis just see seletab ka seda, miks nende jäänused on pärast miljoneid aastaid nii hästi säilinud. Ja tänu sellele erakordsele avastusele näeme nüüd selgemalt, kui suureks võisid dinosaurused kriidi ajastu lõpus kasvada. Kuigi Dreadnoughtus on tõeliselt muljetavaldav, ei ole see siiski selle nimekirja suurim hiiglane. Sest järgmine dinosaurus kuulub nende olendite hulka, kes taaselustasid arutelu eelajalooliste hiiglaste tõelise kuninga üle. 3. koht, Patago Titan. On avastusi, mis on aastate pikkuse otsingu tulemus. Ja on ka avastusi, mis juhtuvad lihtsalt tänu juhuslikule õnnetusele. Nii algas Patago Titani lugu. Argentiina Patagoonia avaral tasandikul märgati ühel ranchol ootamatult hiiglaslikke luid. Kui sellest paleontoloogidele teatati, algas üks tähtsamaid dinosauruste väljakaevamisi kaasaegsel ajal. Kaevamiste süvenedes sai järjest selgemaks, et nad ei olnud leidnud tavalist dinosaurust. Maapõuest tuli välja sadu fossiile. Seal oli mitme erineva isendi luid. Seal oli ka lihasööjatest dinosaurustest pärit hambaid, kes võisid tol ajal samas ökosüsteemis ringi liikuda. Kuid kõige olulisem avastus olid ühe väga suure titaanisauruse jäänused, mida teadus pole kunagi varem kirjeldanud. Siin sündis nimi Patago Titan. See pärineb sõnadest Patagonia ja Titaan, kes olid hiiglaslikud olendid vanas Kreeka mütoloogias. Ja paljude teadlaste jaoks sobib see nimi suurepäraselt. Kui uudis sellest esimest korda ilmus, sai see kiiresti kogu maailma tähelepanu keskpunktiks. Isegi kui kõiki kivistisi polnud neil täielikult uuritud, oli kohe selge, et see on tõsine kandidaat suurima avastatud dinosauruse tiitlile. Mõned esimesed hinnangud viitasid, et see võib pikkuselt ületada isegi sinivaala, kuid nagu paljude hiiglaslike dinosauruste avastuste puhul tekkis ka siin vaidlusi. Kui uuringuid tehti rohkem ja skeleti rekonstrueerimine muutus detailsemaks, muutusid ka mõned arvud. Uuemad teaduslikud hinnangud asetavad Patago Titani tavaliselt. Umbes 100 jalga pikk ja kaalub ligikaudu 50 kuni 57 tonni. Isegi kui mõned esialgsed hinnangud on langenud, jääb see siiski üheks suurimaks loomaks, kes kunagi maa peal on kõndinud. Et selle suurust oleks lihtsam ette kujutada, mõtle olendile, kelle reie kõrgus ületab juba paljude inimeste pikkuse. On leitud selle fossiile, mis näitavad, et reieluu pikkus on peaaegu 8 jalga. See üksi on juba piisav, et näha, kui suur keha nende jalgade poolt toetatud oli. Nagu teisedki titaanisaurused, ei olnud Patago Titan kiskja. See oli taimtoiduline loom, kes veetis oma elu tohutul hulgal taimede söömisel. Selle pikk kael andis talle juurdepääsu suurtele metsaaladele, ilma et ta peaks palju liikuma. Sellel ajal nägi Patagoonia välja hoopis teistsugune kui praegu, mitte nagu need kuivad tasandikud, mida me tänapäeval tunneme. Paljudes selle piirkonna osades oli tol ajal rohelisem keskkond. Seal olid jõed, metsad ja piisavalt taimestikku, et toetada selliseid hiiglaslikke loomi. Üks põhjus, miks Patago Titan on oluline, on ka see, et samast kohast neiti palju kivistisi.
see ei olnud ainult üks luu või üks osa skeletist. leitud jäänuste ulatus andis teadlastele palju selgema pildi sellest, kuidas hiiglaslikud titaanisaurused tegelikult elasid. Nüüd titaanisaurused. Siiski jääb alles mõistatus, miks leiti nii palju isendeid ühest kohast. On olemas teooria, mis ütleb, et võis toimuda rida tugevaid üleujutusi, mis matsid nende kehad erinevatel aegadel. On ka võimalus, et selles kohas oli kunagi veeallikas. Kui veeallikas kuivas kliimamuutuste või pikaajalise põua tõttu, võisid dinosaurid sinna korduvalt tagasi tulla, kuni nad lõpuks surid. Siiani pole veel lõplikku vastust, kuid ükskõik, mis tegelikult juhtus, on tulemuseks üks paleontoloogia ajaloo tähtsamaid kivististe leiukohti. Ja tänu Patago Titanile on vaidlus selle üle, milline oli maa peal elanud suurim dinosaurus, veelgi tugevamaks muutunud. Aga isegi kui see on väga suur, ei ole me siiski veel nimekirja tipus. Sest järgmine hiiglane on üks kõige vastuolulisemaid nimesid dinosauruste uurimise maailmas. Olend, kelle kohta iga kord, kui leitakse uus kivistiis, taas kerkib pisimus, kes oli tegelikult suurim loom, kes kunagi maal kõndinud on. Teisel kohal Puertasaurus, mis oleks, kui ma ütleksin, et on olemas dinosaurus, kelle rindkere võis olla laiem kui üks klassiruum. See ei ole liialdus. See on põhjus, miks Puertasaurus on tänaseni üks paleontoloogia kõige hämmastavamaid mõistatusi. Veelgi üllatavam on see, et seda ei tunta eriti. Täielikku luustikku pole leitud, tegelikult on sellest leitud vaid väga vähe kivistisi. Teadused leidsid Patagoonias, Argentiinas vaid mõned selgroolülid. Enamiku inimeste jaoks tundub võimatu kujutada ette kogu dinosaurust vaid mõne luu põhjal, aga paleontoloogide jaoks on iga selgroolüli nagu killuke ehitusjoonisest. Võrreldes teiste titaanisauruste fossiilidega suutsid nad järk-järgud kokku panna selle ühe suurima maa peal elanud looma võimaliku välimuse. See nimetati Puertasauruseks, austamaks uurijaid, kes aitasid selle jäänust avastamisel ja uurimisel. Ja mida põhjalikumaks uurimine muutus, seda enam ilmnes, kui erinev see oli teistest hiiglaslikest sauropoodidest. Üks tähtsamaid leide oli selle seljast pärit tohutu lüli. Siiani kuulub see endiselt kõige laiema selgroolülide hulka, mis on kunagi üheltki sauropood dinosauruselt leitud. Selle tõttu usuvad paljud teadlased, et Puertasaurusel oli väga lai rinnakorv. Lihtsalt öeldes, see polnud mitte ainult pikk või kõrge, vaid ka kogu keha oli väga lai. Erinevate teaduslike hinnangute põhjal võis selle pikkus ulatuda peaaegu 100 jalani või isegi rohkem. Mõned varasemad hinnangud olid veelgi julgemad, kuid enamik tänapäevaseid uuringuid on täpse arvu andmisel ettevaatlikumad, sest fossiilseid tõendeid on endiselt vähe. See on põhjus, miks Puertasauruse nimi sageli aruteludes esile kerkib. Varem räägiti ajaloo suurimast dinosaurusest, mitte sellepärast, et see oleks kindlasti number 1, vaid sellepärast, et selle potentsiaal on leitud piiratud fossiilide põhjal väga suur. Kui mõned rekonstruktsioonid on õiged, võib see olla üks suurima kerega maismaa loomi, keda kunagi nähtud. Kujuta ette olendit, kelle keha on peaaegu sama lai kui väike klassiruum. Ja kogu seda massi toetavad 4 jalga, mis peavad iga päev kandma 10 tonnide raskust. Nagu teisedki titaanisaurused, oli Puertasaurus samuti taimetoiduline ega jahtinud saaki. Selle asemel veetis ta oma elu tohututes kogustes taimede söömisel, et toetada oma hiiglaslikku ainevahetust. Arvatakse, et see elas hiliskriidi ajastu Patagoonia lopsakates metsades maailmas, mis erines täiesti sellest, mida me täna näeme. Sel ajal oli kliima soojem ja niiskem, oli palju metsi, jõgesid ja rikkalikku taimestikku, mis moodustasid peamise elukeskkonna. See oli toiduallikaks hiiglaslikele sauropoodidele. Üks võimalik põhjus, miks need hiiglased nii edukad olid, oli ka nende elustiil. On teadlasi, kes usuvad, et suured titaanisaurused võisid liikuda rühmadena ehk karjadena. Selline süsteem pakub täiendavat kaitset kiskjate eest, eriti noorte isendite jaoks. Ja kuigi peaaegu ükski kiskja ei suutnud rünnata tervet täiskasvanud Puertasaurust, ei olnud vastkoorunud ja noored dinosaurused nii õnnelikud. Samas ökosüsteemis olid suured teropoodkiskjad, kes võisid ohustada nende liigi nõrgemaid isendeid. Kuid kui Puertasaurus on täielikult kasvanud, on tema enda suurus tema kaitseks. Ta ei pea kiiresti jooksma, ta ei pea jahti pidama. Mõnikord piisab sellest, kui olla lihtsalt nii suur, et keegi ei taha proovida rünnata. Siiani on meie teadmised Puertasaurusest piiratud, kuna on leitud vaid vähe fossiile.
kuid üks asi on selge. Kui ühel päeval leitakse selle täielikum luustik, võib see taas muuta ajaloo suurimate dinosauruste nimekirja. Ja nüüd oleme jõudnud oma teekonna viimasesse etappi. Järgmine dinosaurus on üks kõige vastuolulisemaid ja enim vaieldud hiiglasi kogu paleontoloogia maailmas. Mõne jaoks on see kõigi aegade pikim loom, kes eales elanud. Teiste jaoks puuduvad endiselt piisavad tõendid, et see lõplikult võiteks kuulutada. Kuid üks asi on kindel. Meie järgmine kandidaat on dinosaurusete maailmas tõeline legend. Number X. Argentinosaurus. Rohkem kui 100 pikkuse dinosauruste otsimise jooksul oli üks küsimus ikka ja jälle esile kerkinud. Mis on tegelikult suurim loom, kes kunagi maa peal kõndinud? Paljud nimed on olnud kandidaadid. Kuid paljude paleontoloogide jaoks on üks nimi alati jutuks. Argentinosaurus. Huvitaval kombel algas ka selle lugu lihtsast eksitusest. 80ndate lõpus leiti Argentiinas eragrundilt tohutu fossiil. Esmapilgul polnud kohe selge, mis see on. Mõned arvasid isegi, et see on vaid osa iidse puu kivistunud tüvest, mis ajapikku kivistunud. Kuid mida rohkem uuriti ja kaevati, seda selgemaks sai, et leitud olid luud. Need pärinisid olendilt, kes oli palju suurem kui peaaegu kõik tol ajal tuntud dinosaurused. Siit sai alguse Argentinosauruse tuntus. Siiani pole selle skelett ikka veel täielik, kuid isegi piiratud fossiilsete tõenditega on leitud luud piisavad, et teadlased mõistaksid, et see oli tõeline hiiglane. Tegelikult kuuluvad mõned selle selgroolülid suurimate hulka, mida on kunagi maismaa loomadel leitud. Kuna skelett on puudulik, kasutavad paleontoloogid erinevaid teaduslikke meetodeid selle suuruse hindamiseks. Nad võrdlevad leitud luid teiste titaanisauruste täielikumate skelettidega ja nende põhjal panevad kokku võimaliku kogusuuruse. Siit algabki arutelu. On hinnanguid, mis ütlevad, et selle pikkus ületab 30 meetrit, on ka teisi, kes on ettevaatlikumad. On ka uuringuid, mis viitavad kaalule üle 60 tonni, samas kui teised pakuvad veelgi suuremat kaalu. Seetõttu ei ole siiani olemas täpset arvu, mida kõik teadlased aktsepteeriksid. Kuid on üks asi, millega peaaegu keegi ei vaidle vastu. Argentinosauruse kuulub suurimate loomade hulka, kes on kunagi maa-ajaloos elanud. Selle kael võis olla sama pikk kui mitu järjestikku ühendatud linnabussi. Selle jalad olid nagu kivist sambad, mis toetasid liikuvat hoonet. Ja hoolimata oma hirmu äratavast suurusest, oli see siiski vaid taimtoiduline. Iga päev pidi see sööma tohutul hulgal taimi, et oma keha ülal pidada. Kujuta ette, kui palju puid, lehti ja taimestikku vajab loom, kes kaalub 20 tonni. Võib-olla suutis see isegi oma ümbrust muuta. Kui Argentinosauruste kari metsast läbi läheb, muudavad nad tõenäoliselt selle koha välimust juba ainuüksi oma söömise ja liikumisega. Kuid isegi selline hiiglane ei ole täiesti ohutu. On tõendeid, mis näitavad, et mõned suurimad Lõuna-Ameerika suurimad teropoodkiskjad võisid rünnata noori argentinosauruseid või nende liigi nõrku ja vigastatud isendeid. Kuigi neid ei ole lihtne saagiks langeda, ei ole nad täiesti võitmatud. Ja hiiglaslik olemisel on veel üks nõrkus. Sa ei saa kiiresti joosta. Biomehaaniliste uuringute põhjal arvatakse, et Argentinosaurus liikus aeglasemalt kui enamik väiksemaid dinosauruseid. Selle suur jõud ja suurus on tema peamine kaitse, mitte kiirus. Kuid miljoneid aastaid oli sellest piisav. Hiiglaslikud titaanisaurused olid edukad ja nende populatsioon kasvas. Nad valitsesid iidseid ökosüsteeme ja said ühtedeks kõige edukamateks suurteks loomadeks ajaloos. Siis saabus lõpp. Umbes 66 miljonit aastat tagasi toimus üks suurimaid väljasuremissündmusi, mida meie planeet on kogenud. Tänapäevase laialdase teadusliku konsensuse kohaselt oli selle katastroofi peamiseks põhjuseks tohutu asteroidi kokkupõrge praeguse Mehhiko lähedal. Seda järgnesid tõsised kliimamuutused, päikesevalguse kadumine atmosfääri tolmu tõttu, toiduahelate kokkuvarisemine ning taimede ja loomade massiline hukkumine. Pole tähtis, kui suur oli dinosaurus. Pole tähtis, kui kaua ta maal valitses. Kui kogu planeet muutus, ei suutnud isegi sellised hiiglased nagu Argentinosaurus ellu jääda. Ja võib-olla on see nende loo kõige hämmastavam osa. Miljonite aastate jooksul lõi loodus olendeid, kes olid pikemad kui maja, raskemad kui mitu elevanti ja suuremad kui ükski tänapäeval kõndiv loom.
kuid lõpuks jäid kõige suuremad olendid, kes kunagi iga oma sammuga maad raputasid, vaid kivide alla mattunud luudeks. Vaikseteks meenutusteks maailmast, mida me enam kunagi ei näe.